Samal ajal kui ülejäänud Tallinn vaevlas vana-aasta õhtul veepuuduses, oli siin lennusadamas vastupidine probleem. Kõva torm kattis laevad korraliku jääga, mis viisid 2 alust põhja. Seetõttu on siin tänaseks märgatav õlireostus. Mitme asja koostööl siis selline õnnetus juhtus, et 30. vasta 31. öösel oli tugev põhjatuul ja korralik miinuskraad. Et iga laine, mis üle kai viskas natukese laeva peale vett ja see jäätus. Ja kuna see jää tekkis laeva ühe külje peale, siis mingis hetkes, kui kreen laevadel liiga suureks läks, hakkas kuskilt see vesi sisse pääsema. Edasi on siis see pilt, mis praegu on. Jää sai saatuslikuks 2 alusele, Juku ja Aatos, mis on mõlemad täna eraomandis. Aatose näol on tegemist kaubalaevaga ja Juku on legendaarne õppelaev, mis kuulus pikalt Eesti noorte mereklubile. Ühest põhja vajunud alusest hakkas omakorda lekkima kütust, mis põhjustas lennusadamas õlireostuse. Päästeametile laekus reostuse kohta teade 1. jaanuaril. Lilleküla komando päästjad vaatasid piirkonna drooniga üle ning selgus, et õnneks ei ole reostusala suur, hinnanguliselt 100 ruutmeetrit. Seda nagu sealt kuidagi kätte saada ongi väga keeruline. Et see on tegelikult väga õhuke kiht. Selle tulemusena sai otsuse, praegu me sinna vette midagi ei pane. Need tingimused täna, kuidas seda turvaliselt teha. Et me jälgime seda ja mingis hetkes see aurustub ära ka. Uppunud alusest teisel pool kaid toimetab aga taliujumisklubi Lennusulps, kelle jaoks olid 1. jaanuari hommikuks veele ilmunud õliplekid üsna mõru üllatus. Alguses toksisime jääd ära, siis veel õli ei olnud, aga tund aega hiljem juba märkasime, et vees on väikene õlikiht. Urban ikka, 1. jaanuar on meil alati kõige suurem ujumispäev aastas. Paraku ma pean ütlema, et eelmine aasta oli palju suurem õlitragöödia, mis tõttu me olime sisuliselt 10 päeva kinni, et praegu ma arvan, et paari päevaga saame hakkama ja homme saab juba tulla Lennusulps ujuma. Loodus on tõesti teinud iseseisvalt läbi puhastuskuuri ja reostus on suures osas tänaseks ära aurustunud. Sadama juht kinnitab, et nad jälgivad olukorda pidevalt ja on kontaktis nii Keskkonnaameti kui ka Päästeametiga, juhul kui midagi peaks muutuma. Lennusulpsu eestvedaja sõnab, et kuigi reostus teeb meele mõruks, oleks seda olnud keeruline ennetada. Kui see põhja läks ju ikkagi keset ööd ja ka sellel ajal see torm oli nii metsik, et sinna muuli peale midagi väga tegema minna nii või teist ei oleks olnud võimalik enam. Laeva vee peal püsimise vastutus ja kohustus on laeva omanikul ja laeva omanik seda kindlasti teeb, et me oleme ka laeva omanikiga püsivalt tegelikult ühenduses ja olime ühenduses ka enne seda ööd. Eks me hoiame silma peal, need tingimusi me näeme, seal on laevu veel, aga ma ütleks, et ei ole vaja karta, et nüüd see ongi iga päev. Nii palju ma tean, et need laevad tulevad veest välja kõige varem järgmine nädal. Selleks ettevalmistused juba käivad, et nad sealt põhjast kätte saada.